ja ma olen Peetri lasteaed põhikooliklassi õpetaja. Me tegime Maarjaga koos töötuba, mis kandis pealkirja Kuidas hoida loovust. Me tahtsime tutvustada seda, kuidas me koolis loovust hoiame, mida me teeme, et laste koolipäevad oleksid rõõmsad ja loovust täis. Eesmärk oli tutvustada 3 lihtsat vahendit. Need olid täringud, korgid ja kivid. Töötoas alustasime ajurünnakuga, kus õpetajad said proovile panna oma loovust ja kirja panna erinevaid võimalusi nendele lihtsatele vahenditele. Seejärel tuli lehepöördele kirjutada, kuidas kasutaksid neid lihtsaid vahendeid, näiteks James Bond, toriseja või toots. Meeskond, kes täringutega tegeles, leidis võimalusi, kuidas kasutaks neid vahendeid toriseja. Nad tõid välja, et toriseja kindlasti kasutaks täringuid oma torisevate mõtete loendamiseks, mida tal on kindlasti palju. Samuti kasutaks ta neid võib-olla lõksude meisterdamiseks. Miks mitte ka vingumiseks, veeretab täringut ja mõtleb, mitu vinguvat mõtet selles päevas peaks kindlasti tal olema. Ja täringutega seoses saad samamoodi mõelda ise, mis variante sa kasutaksid või vaadata videolinki. Ja nüüd tutvustame teile 4 mängu, mida me töötoas läbi mängisime. Esimene mäng täringuga on selline, kus lapsed istuvad ringis ja kasutavad suurt täringut, mille tahkudele on kleebitud erinevad pildid. Esimene alustab lugu, nagu lood algavad, ja saab endale toreda pildi, mille järgi siis lugu jutustada. Seejärel saab jutustamise järje endale sõber, kes veeretab täringut ja jutustab lugu edasi. Iga kord, kui pildi järgi on lugu jutustatud, võib pildi täringu tahult eemaldada. Nii teavad lapsed, millal lugu otsa saab ja teavad oma luguga kenasti lõpetada. Elas kord üks siga, kellele meeldis kogu aeg jalutada. Aga ühes metsas oli hiigel suur kärbse seen, kus sees elasid karud, kes iga aasta pidid uue seene leidma, kuna nad lihtsalt sõid selle seene ära. Siis märkas lohe ühte poissi, kes korjas õues lilli. Ja selle poisi üks parimaid sõpru oli üks roheline lind, kes parasjagu läks oma rohelise kotiga lõunamaale. Kaugel oli üks kuningriik, kus elas printsess ja prints, aga nad omavahel väga hästi läbi ei saanud. Ja siis räägin sellega meie lugu läbi. Seda mängu saad sa mängida niimoodi, Elina. Kui mina veeretan sulle täringut, siis mina alustan muinasjuttu ja see silmade arv, mis täringule tuleb, peab minu lausetes olema sees. Ja kui sina saad veeretada oma täringuga ja sulle tuleb mõni teine punktide arv, siis sina jätkad lugu niimoodi, et see punktide arv on sinu lause osas sees. Elas kord üks hobune, kellel oli 3 varssa. Ja iga päev said need varsad süüa 3 portsu heina. Ja selle heina sees oli üks hobuseraud, mida nad eriti ei tahtnud, et kogu aeg seal heina sees oleks. 3 hakkas kõht valutama ja nad hakkasid aina rohkem vett jooma. Aga siis tuli sellele hobusele meelde, et võiks 5 päeva pärast reisile minna. Kõik 6 hobust olid nõus, et nad lähevad koos Itaaliasse.
Siis tuli 5 hobusele meelde, et nad on hobused ja need ei saa ju lennukiga lennata. See kurvastas esimest hobust väga. 2 hobust solvusid nende 5 hobuse peale, kes ütlesid, et nad ei saagi reisile minna. Kolmas hobune, kellel tuli reisile minemise idee, ütles, et aga tellime endale loomalennuki. 2 hobust olid nõus ja nad otsustasidki selle tellida. Ja niimoodi meie lugu lõppeski. Järgmiseks ma tutvustan mängu kividega, mille me Maarjaga koos läbi mängime. Mul on käes 5 kivi. Maarja, kontrolli, kas on 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd ma jagan need kivid 2 peopesa vahel ära. Sina pead ära arvama, mitu kivi on ühes käes, mitu kivi on teises käes. Ma arvan, et siin on 2 ja siin on 3. Sa oled väga lähedal õigele vastusele, proovi veel. Ma arvan, et siin on 3 ja siin on 2. Tubli. Väga hea. See mäng aitab lastel hästi arvutama õppida. Ajurünnakule järgnes teine vaatenurk, kus selgus, kuidas kasutaks neid kivikesi James Bond. Ta nimelt viskaks neid vaenlastele takistuseks jalge ette või kasutaks neid lõhkeseadeldisena või mürgikivina. Leiti ka, et miks mitte võiks ta kinkida neid kingiks naistele. Samuti arvati, et need oleks väga head joogiklaasi kaunistused. Kindlasti leiad sinagi, kuidas oleks veel võimalik neid kivikesi kasutada. Kõigepealt proovi ise mõelda ja lisavariante leiad ka videolingi alt. Tutvustan üht vahenditest, mida me oma töötoas kasutasime. Vahendiks on pudelikorgid ja üks võimalus neid kasutada on matemaatika ülesandes. Olen siia lauale koostanud 3 tehet. 2 neist on liitmistehted ja 1 on lahutamistehe. Trikk seisneb selles, et igale pudelikorgile on antud arvuline väärtus ja õpilase või lahendaja ülesandeks on leida, missugusele pudelikorgile vastab missugune arvuline väärtus. Ma lisan juurde, et ühte värvi korgid tähistavad üht ja sama arvu. Lisaks sellele on siin 2 plussmärki, viimases reas on miinusmärk ja terve see rivi on võrdusmärgid. Head lahendamist! Lahenduskäike on erinevaid. Ma selgitan seda, milleni mina jõudsin. Mina tähistasin rohelised korgid arvuga 2, sinised korgid arvuga 8 ja oranžid, suuremad oranžid korgid arvuga 7. Ja lahendus nägi välja selline. 2 pluss 5 võrdub 7, 6 pluss 2 võrdub 8 ja 8 miinus 1 võrdub 7. Töötoas leiti ka teine vaatenurk pudelikorkide kasutamiseks ja leiti, kuidas kasutaks pudelikorke Toots. Tema teeks neist kindlasti ühe ära kulka, kui mitte mitu. Siis ta müüks neid, ta kahtlemata vahetaks neid, ta kasutaks neid kindlasti tüdrukutele kuhugi panemiseks või hirmutamiseks. Paneks neid kinga sisse või kinga alla. Toots kindlasti kasutaks pudelikorke veel kauplemiseks, selliselt, et mõtleks igale korgile juurde ka loo, mis korgi väärtust tõstaks. Töötoas leiti veel variante, kuidas neid erinevates õppeainetes kasutada. Sulle ma soovitan kõigepealt mõelda, kuidas sina neid kasutaksid ja kui soovid, võid vaadata lisavariante videoringi alt. Meie töötoas meeldis eriti mulle see, kuidas
Teine vaatenurk siis Toots ja James Bond ja Toriseja ergutasid ja äratasid õpetaja endi loovust. Ma olen sinuga nõus, Maarja. Minule meeldis töötoas see, et õpetajad osalesid rõõmuga kõikides meie tegemistes ja mängides läksid kõikide silmad särama. Ma tänan kõiki, kes töötoas osalesid ja need, kes ei saanud osaleda, leiavad ehk meie kokkuvõttest ideid, mida koolis kasutada.